See on väidetavalt maailma kõige kasutajasõbralikum nutikas valvekaamera ja mina olen väidetavalt maailma kõige tavalisem Eesti mees. Ja selles videos sa siis näedki, et kui lihtne on mul päriselt seda kaamerat käsitleda, siis me vaatame sisse, mis siin karbis on ja mida see tootja ise selle kaamera kohta lubab ja siis lähme ning veendume päris elus, kas need lubadused ka vett peavad. Kui Timo kartimist mulle selle kaamera kätte andis ja palus mul teha review selle kaamera kohta läbi tavalise inimese silmade, siis ma hakkasin mõtlema, et kus ma seda kaamerat kasutada reaalselt saaksin või kellele ma seda kaamerat reaalselt soovitada saaksin. Ja esimesena tuli mul pähe enda vend, kellel on oma metallitöökoda ja see oleks täiesti ideaalne toode turvamaks seda töökoda siis, kui kedagi seal ei ole. Vaadates seda, mis see kaamera siis tootja poolt teha lubab, tal on peal automaatne inimese tuvastussüsteem ehk ta hakkab filmima siis, kui inimene justkui tuleb pilti. Tal on 4 megapiksline kaamera, mis peaks olema väga hea pildiga. Ta töötab Wi-Fi pealt, talle käib sisse micro SD kaart 256 gigabaiti. Tal on väidetavalt värviline öine pilt, mida ma tahaks nagu täitsa näha, et kui hea see värviline öine pilt tegelikult on. Tal on kahepoolne audio, millest mina järeldan seda, et mina kuulen, mis nagu kaamera ees toimub ja vajadusel saan ma rääkida nii-öelda kasutada kaamerat kõlarina. Siis ilmastiku mõttes klassifikatsioon on tal IP67 ehk see peaks tähendama, et ta on täiesti tolmu ja veekindel ehk ta võib päevad läbi vihmakäes olla ja mitte midagi ei juhtu. Ja siis on tootja välja toonud ühe plussina veel selle, et ta on võimeline salvestama materjaliga pilve. Ehk kui keegi kaamera koos mälukaardiga ära varastab, siis nagu materjal on sul pilves ikkagi olemas. Nii, aga lubadusest nii palju, siis vaatame, mis siin sees on. C3V Pro. Esimese asjana hüppab silma kasutusjuhend. Paneme QR-koodi allapoole. Nii, siin on peasüüdlane ise. Kaamera ise tundub nagu igati kvaliteetne tükk olema puhtalt selle pealt, kui sa teda käes hoiad. Et mõnda asja sa saad aru, kui sa võtad ta kätte, et ta on crap, aga nagu täiesti korralik, raske metallkorpus, väga vinks-vonks, pole midagi öelda. Siia poole otsa käib siis toide ja tal saab panna ka otse ruuterist netikaabli sappa, ehk sa ei pea Wi-Fi kasutama, vaid kui sul ruuter on lähedal, saad ruuterist tuua talle kaabliga interneti. Pea on igatpidi reguleeritav, ehk saad nurka vastavalt enda vajadustele muuta. See on ilmselt kõlariauk siin. Selle katte alla käib mälukaart ja muide mälukaart peab sul endal olemas olema. Ehk see on nagu ainuke asi, tähendab, ma ei teaks ainuke asi, aga see on üks asi, mis sul peab endal olemas olema. Ega ma ei oska rohkem midagi öelda. Tundub igati äge tükk olema, kas tahaks juba seina külge teda kruvida ja vaadata, mis pilt siit välja tuleb. Aga vaatame kõigepealt, mis veel karbis kaasas on. Siin on siis toite juhe ja adapter. Adapter muide, nii palju kui ma netist uurisin, ei ole veekindel ehk see on tal üks miinus, ehk sa pead selle adapteri kuskile varju alla panema, et see sul märjaks ei saaks. No see on ilmselt mingi asi, et see ühendus teha veekindlaks, siis on kruvid kaasas. Puurimisšabloon. See on väga kihvt asi iseenesest, sa ei pea hakkama paberiga midagi märkima, paned kleepsu seina ja saad õigesse kohta augud. Ja siis on veel mingit sorti kasutamisjuhend. Ja ongi kõik. Ühesõnaga vähe tükke, aga piisavalt palju, et tagala ära turvata. Nüüd polegi muud midagi teha, kui telefoni tõmmata EasyWizi äpp. Seal endal kasuta ära teha ja paigaldama asuta. Nii, me oleme kaameraga nüüd siis maale jõudnud. Ja hakkame katsetama teda, aga enne veel, kui me ta üles paneme, siis siin laua taga proovime ta äpiga ära ühendada. Ehk ma siis vahepeal tõmbasin selle EasyWizi äppi alla, tegin konto ära, kõik on mega lihtne, mingi 2 minutit ja äpp toimib. Ja nüüd siis registreerime selle kaamera siin äppi ära ja kui kõik pilt on nii-öelda inusti käes, siis paneme ta seina üles ja vaatame, mis ta siis päriselus meil näitab. Nii, esimene asi on siis kaamerasse mälukaart sisse panna. Nii. Selle mudeli siis on mälukaart siin tihendiga pesas. Kõigepealt tuleb siis kruvid lahti teha.
nii, pesa on ilusti olemas siin, võtame ühe väikse mälukaardi. Nii, tegi ilusti klõpsu ära. Paneme katte peale tagasi. Nii, kaart on ilusti sees, nüüd ühendame ta vooluvõrku. Nii. Vool läks taha. Ilusti läks tuluke siin põlema kohe ehk vool on olemas. Järgmise asjana on siis, tuleb võtta lahti äpp ja skaneerida selle kaamera QR-koodi äppis sisse. Kaamera annab mulle isegi korraldusi. Nii, EasyViz äpp. Kaamera. Nüüd peaks siin kuskil QR-kood olema. Siin. Nägid. C3V leidis ilusti ülesse. Ma pean panema siia linnukese, seade on sisse lülitatud. Järgmine. Ma pean talle andma kinnituse, et seade ilusti vilgub. Järgmine. Nüüd ma pean Wi-Fi võrku seadme ühendama, ehk siit peate valima endale teie Wi-Fi võrgu, panema parooliga veenduge, siis parool on ilusti õige, sest siin ühe seadmega tuli ette, et ta ei tunne ära, kas parool on vale või mitte, ja ta annab lihtsalt vea teate, ehk siis kontrollige, et parool on õige. Tagaaed. Järgmine. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Ütleb, et peab kannatlikult ootama. Nüüd ühesõnaga leidis Wi-Fi ülesse. Platform registration successful. Leidis ilusti selle platvormi, registreeris ära, nüüd ühendab kontot. Configuration complete. Welcome to EasyViz. Kõik ilusti olemas, leidis seadme, leidis Wi-Fi, ühendas kõik asjad ilusti omavahel ära ja nüüd peaks mulle see live pilt kohe telefoni jõudma. Nii. Aha, Wi-Fi'ga on natukene. Aha, näe, ilusti olemas. Natuke lääg on sees, sest mu Wi-Fi levi on siin natuke nõrk, aga pilt on ilus selge terav. Nii, aga ühesõnaga nüüd on kindlasti tehtud, et seade on telefoniga ilusti ühendatud. Nüüd polegi muud midagi. Paneme ta seina külge ja vaatame, mis pilti ta meile siis seina pealt näitab. Nii, meil on sissesõidutee on siin samas, ehk ma panen ta siia küllaki lähedale kuskil 8 meetrit, ehk mõte on selles, kui keegi hoovi peale siit sõidab või hoovi ees nagu ringi sõidab või ringi liigub, siis me saame selle pildi kätte. Nii, paneb paika ära keerad, siis tagant lõps kinni, istub. Nii, nüüd ühendame ta vooluvõrku, adapter on mul siin kaasas, pikendus on ka juba siia ära toodud, ehk ettevalmistus on tehtud. Taaskord mainin, tegu on ajutise lahendusega, ehk lihtsalt katsetada. Nii, kõik tulukesed läks põlema, vool on meil ilusti olemas. Seade lülitab ennast sisse. Nii, läheme äppi. Nii, nüüd ta käsib mul mälukaardile. Aha, okei. Käsib mul mälukaardile. Kõigepealt ma panen ta mute'i peale. Ei saa. Ühesõnaga mälukaardil on vaja teha format. Juhuks, kui mälukaardi peal peaks olema mingit materjali, see võtab natukene aega. Kuna meil see netimasin on, ehk ruuter on siit üks 30 meetri kaugusel ja ta on mobiilivõrgupõhine Wi-Fi, siis ta enne mulle pahandas, et mul on Wi-Fi natukene aeglane. Ehk see pilt on natukene läägiga, aga see ei ole kaamera süü, see on mu mobiilioperaatori süü. Probleem on selles, et mul on siin 3 kaamerat üpris kehva Wi-Fi taga, et sellepärast ta võib-olla ei näitanud meile see pilti kohe, aga nüüd on ilusti kiire pilt kohe olemas. Ühesõnaga värav kenasti näha. Nüüd ma joonistan siia 3-meetriste vahedega väikse mõõdupuu ja teeme testi, et kui kaugelt ta siis ära tuvastab inimese näo. Ja ma kruttisin enda autolt numbrimärgi küljest ära ja vaatame siis, kui kaugelt ta auto numbrimärgi kenasti ära tuvastab. 15 meetrit on siia, nii siis enam-vähem. Nii, mul on numbrimärk, siis ja hakkame siit otsast minema. Iga 3 meetri tagant teeme väikse pausi ja vaatame, kui hästi siis auto numbrimärk välja loeb. Väljas on juba küllagi hämar, sest kell on üle 6 juba. Ehk varsti on pime, seega see ei ole päris 100% valge ilm, mis praegu väljas on. Aga vaatame. Nii, 3 meetrit siis. Kuus. 9.
paneme korra pausile. Tere taas, nagu sa näed, siis ma olen tagasi stuudiosse jõudnud ja valmis enda katsetusi tagantjärgi kommenteerima ja see ongi esimene koht, mis vajab natukene selgitamist. Nimelt tahtsin ma siis ikkagi enda katsetusega näidata kaamera pildi kvaliteeti kuni 15 meetrini välja, aga kuna kaamera salvestas ainult 9 meetri peale, siis mul tegelikult ei ole viimaste meetrite kohta materjali. Ma ei tea, kas asi oli kaamera andurites või minu ebakompetentsuses, aga igatahes selle 9 meetri pildi järgi ma võin öelda, et kuskil 10-11 meetri pealt veel valges saab ilusti auto numbrimärgi ära tuvastada ja inimese näojooned võib-olla isegi kaugemalt. Nüüd ma lülitan sisse selle, et kaamera saadaks mulle liikumise kohta teavituse ja vaatame, kui mitme meetri pealt hakkab siis nii-öelda liikumist tuvastama ja mulle hoiatust saatma. Liikumise tundlikkuse ma panen põhja. 15 meetrit, 12 meetrit, 9, 6, tuli teavitus. Ja teavitas ilusti ära tegelikult juba 12 meetri pealt või tegelikult jah, 15 pealt 12 peal liikudes juba seal kandist tuvastas ära ehk küllaltki kaugelt tunneb ära inimese. Märguandeid saab siis igatpidi muuta, kuna ta saadab, kellele ta saadab, kuhu ta saadab. Aga praegu ei olegi muud midagi, kui korjame torvikud praegu kokku. Ja ootame, kuni pimedaks läheb ja vaatame, mis siis nagu see pilt pimedas meil näitab. No nii, pilkane pimedus on maale hiilinud ja nüüd me saame vaadata, mis pilti see kaameras meile öösiti näitab. Ma siin vahepeal surfasin natukene äpis ja ma avastasin, et siin saab valida 3 režiimi vahel. Värvilise puhul ta siis on väike tuli kogu aeg seal põleb, mis teeb pildi üli heaks, aga lihtsalt miinus ongi see, et kogu aeg seal hoovi peal tuli põleb. Mustvalge on siis infrapuna põhjalt töötab, ehk nagu mingit füüsilist valgust sa ei näe, aga pilt on olemas. Ja siis on nutikas öörežiim, mis töötab selliselt, et kui liikumiskaameras ei ole, siis tuli ei põle, aga kui midagi liigub kaamerast läbi, läheb tuli põlema. Paneme värvilise öörežiimi peale ja lähme vaatame kaamera juurde. Esmalt ma tahan siis näidata teile, et selle kaamera on olemas ka alarm, ehk ma ei tea, kui sul on aia taga mingi liikumine, kaamera on sulle hoiatus saatnud tuppa, et nagu mingi liikumine toimub, siis sa saad seda inimest või mis iganes looma, kes siin või autot, kes siin aia taga hiilib, saad alarmiga märku anda, et teda on nähtud. Ja nüüd ma tahangi näidata, milline see alarm välja näeb. Suhteliselt kõva sireen on tegelikult. Ja tegelikult, kuna mul see tuli praegu põleb, võtame maha nüüd, aitab küll, saime aru, et kuna see tuli nüüd põleb, siis seda efekti näha ei olnud, aga see tuli hakkab ka reaalselt flashima, ehk ta karjub ja annab sireeni. Ehk päris siukene ülbe häire ja siia saab tegelikult ka rääkida sisse, ma katsetan korra, palun lahkuge objektilt. Ma kutsun politsei, palun lahkuge mu väravalt. Päris äge. Okei, cool. Nüüd teeme samasuguse katse, nagu päeval tegime, ehk ma laotan need torbikud iga 3 meetri tagant laiali ja vaatame siis, kui kaugelt me öösel suudame ära tuvastada inimese näo ja auto numbrimärgi. Nii, värvilise öörežiimiga siis sama katse, hakkame 3 meetri pealt pihta. 3 meetrit. Nii, siin siis kooruski välja katsetuse esimene suur avastus. Nimelt ei ole siis võimalik tegelikult pimedas auto numbrimärki tuvastada, sest see helkur peegeldab niivõrd hullult valgust tagasi, et sa ei loe sealt mitte midagi välja. Inimese näojoones saab kuskil 5-6 meetri pealt veel ilusti ära tuvastada, aga sealt edasi läheb nägu ka siukeseks ühtlaseks halliks massiks. Ja nagu sa nägid, siis 9 meetri pealt lõpetas samamoodi see kaamera siin ka filmimise ära. Ja nüüd ma teen seda trikki, et ma panen ta nutika öörežiimi peale, ehk siis kui ta tuvastab liikumise, siis peaks tuli põlema minema ja ühtlasi panen sisse ka teavitussignaali, ehk ta peaks mul telefoni andma teavituse siis, kui ta märkab liikumist. Nii, häire panin sisse, öörežiimi valin nutikas. 15 meetrit. 12 meetrit. 9 meetrit. 6 meetrit. Päris hea, 6 meetri pealt tuvastas, siis pani tule põlema. 3 meetrit.
ja ongi kõik. Teavitust mulle veel tulnud ei ole. Ilmselt on see operaatori süü. Tuli, vaatame siis teavituse pealt. Kuna ta mind filmima hakkas. Suht hea, ta hakkas mind tegelikult filmima juba seal kuskil värava juures 3-6, kuskil 9 meetri pealt. 9 meetri pealt pimedas tuvastus. Väga võimas tulemus mu meelest. Mis me veel siis teha saame? Ahah, teeme sama katse, ma võtan need teavitused korra välja ja lähme siis mustvalge öörežiimiga ja vaatame, mis pilt meil sinna jääb siis, et kui kaugelt me sellega ära tuvastame inimese ja autonumbri märgi. Kuskil siin on 3 meetrit. Kuskil siin on 6 meetrit. Kuskil siin on. Ja nagu näha, siis ei ole võimalik isegi mustvalge öörežiimiga autonumbrimärki tuvastada. Aga selle katsega on see põnev lugu, et nagu me näeme, siis tegelikult hakkas kaamera juba kuskil 15 meetri peal salvestama, aga häire saatis ta mulle seal kuskil 10 meetri peal alles. Teeme nüüd siin seda sama trikki, et ma panen teavitused uuesti sisse ja ma hakkan tulema kaamera poole 15 meetri pealt ja vaatame siis, kuna ta mustvalge öörežiimiga märkab liikumist. Nii, vaatame. Hakkame 15 meetri pealt tulema. 15 meetrit. 12 meetrit. Siin siis tuli välja, et ma enda külmunud näppudega ei saanud tegelikult sellele märguande linnukesele pihta ja ta ei saatnudki mulle märguannet, aga nagu me näeme, siis ta liikumise tuvastas kuskil 12-13 meetri peal juba ära. 3 meetrit. Nii, ja nüüd oleme kaamera all täitsa. Ilmselt annab mulle kohe teavituse. Aha, siin võis olla see, et kuna mul oli teavitus ka sinna minnes peal, siis ta lihtsalt vahepeal ei suutnud, tähendab lindistas kogu aeg, ta ei pannud kaamerat pausile. Okei, aga ma julgen arvata seda, et ta ikkagi selle liikumise tuvastab ära infrapuna ja värvilise režiimiga sama kaugelt. Kõik testid on tehtud, mis ma teha oskasin või mis mul pähe tulid. Minu arust on päris võimekas asi, sest seda liikumist ta tuvastab ikkagi üpris kaugelt, aga lõpliku hinnangu anname siis, kui me oleme tagasi stuudios ja vaatame arvutis juba materjalid läbi. Nii et back to studio. Nii, selline siis mu väike kodune katsetus välja nägi ja mis ma siis oskan öelda peale seda paari tundi mängimist selle C3V Pro kohta. Lühidalt öeldes ma võin öelda, et selle raha eest on siin turva ja kindlustunnet küll. Juba see hea kvaliteediga pilt on minu arust selle raha väärt ja kui arvestada siia juurde kõik need erinevad funktsioonid ja tasuta äpp, mis on tegelikult ka kasutajasõbralik, siis minu arust on tegemist igati nutika ja soodsa turvalahendusega. Kuna mul on siis võimalus on katsetada ka teisi EasyWeezy mudeleid, siis minu arust C3V suur eelis on tema võimekas liikumisandur. Ehk nagu sa nägid, isegi öösel suudata seal kuskil 10+ meetri pealt inimese kenasti ära tuvastada. Ma natuke uurisin ka selle pilvesalvestamisvõimaluse kohta, millest ma alguses rääkisin. Ja ma vist ei maininud, et ta on siin sellise tärniga välja toodud, ehk ta ei pruugi olla igal pool riikides kätte saadav, aga ma kontrollisin üle, et Eestis on see teenus täiesti olemas, aga tõsi sellest siis tuleb natukene lisaraha maksta. Ehk siis seda pilveserverit saab rentida kuupõhiselt ja vastavalt vajadusele hakkavad seal hinnad umbkaudu 5 eurost kuni 15 euroni kuus. Ja kogu selle toimingu saad ilusti äpis ära teha, võrrelda neid pakette kui ka siis selle tellimuse ära vormistada. Lõpetuseks ma loodan, et see väike kasutajakogemus video läbi tavalise inimese silmade andis su küsimustele vastused. Ning kui see sama mudel hakkas sind huvitama, vastab sootustele, siis siin video all on link veebipoodi, kus saad selle endale siis mugavalt tellida pakiautomaati. Mina tänan tähelepanu eest ja turvalist ning mõnusat tegutsemist.